Edward Rutherford Forest. See on siis piirkond, mida nimetatakse New Forest ja see asub Inglismaa, ütleme siis lõunaosas. On küllaltki suur metsaga kaetud ala, millel on tõepoolest isegi Inglismaa sees nagu omaette maailm. Ja kui ütleme Rutherfordi eelmine raamat Pariis puudutas linna, mida väga paljud arvavad ennast tundvat või vähemalt millel on niisugune eriline võlu lugejate jaoks, siis ma arvan, et selle Foresti võiksid inimesed nüüd endale avastada. Sest siin antakse ülevaade, mis seal kandis toimus alates normannide vallutustest 11. sajandil ja kuni siis peaaegu tänapäeva välja. Rutherfordil on haruldane anne tõesti võtta siis mingi paikkond ja vaadelda, mismoodi seal paikkonnas läbi sajandite on inimeste saatused kulgenud, mismoodi need on mõjutanud ajalugu, mismoodi ajalugu on neid mõjutanud. Ja ka siin on võimuvahetused, uued võimule tulevad kuningad, religioon, kõik see on vajutanud oma pitseriga Foresti elanikele. Aga see Forest on praegugi täiesti omaette nähtus, omaette piirkond ja alles hiljuti oli ka uudistes jällegi juttu sellest, kuidas taheti seal ikkagi teha raietöid ja seda ala poolitada ja kuidas sealsed elanikud tõusid selle vastu üles. Kes seda raamatut väga huviga ja hoolikalt loeb, see tabab sealt ära ka kena väikese vihje Jane Austenile. Ja seal võib tekkida veel teisigi väga huvitavaid seoseid muude kultuurinähtuste, teiste raamatute ja kirjanikega. Ja tundub, et Rutherford on väga hästi Eestis vastu võetud ja igatahes soovitan teile väga mõnusat lugemissuveks. Seda jätkub selles küllaltki kopsakas raamatus, aga see ei valmista mingil juhul pettumust.